Täna jätkame siis viljade teemal. Et eelmisel korral me rääkisime viljadest üldiselt. Et meie eesmärk on vilja kanda. Ja me peaksime elama siis Jumala väärilist elu ja oma kutse või kutsumise väärilist elu ning taotlema kasvamist ja arengut oma isiklikus elus, et seeläbi ka kogudust arendada või siis, et kogudus kasvada saaks. Nii, ja meie vaimus arenevad siis välja vaimuviljad selle töö tulemusena, mida Püha Vaim meist teeb. Ja täna vaatame siis vaimuviljasid, mitte kõiki, vaata natukene sissejuhatavalt ja siis vaatame armastust ehk esimest vaimuvilja. Et kindlasti on kogu selle teema kohta võrratult palju rohkem kirjakohti, aga on teatud valik siis. Toon täna siis teatud valiku välja. Et kui me uuesti sündisime, siis Püha Vaim tuli meie siis elama. Püha Vaim on vägi meie sees ja vaimuviljad on ka vägi meie sees ja nendel on oma eesmärk ja oma funktsioon meie jaoks. Ja meie eesmärk on kasvada üha rohkem Kristuse sarnaseks, tema moodi. Seega meie ülesanne on neid vaimuvilju toita, harida, neid nii-öelda kasvatada ja alistada ennast nendele. Sellele loomusele ja ka Jumala elule ja Jumala loomusele meie sees. Ehk me peaksime üles õhutama neid vaimuvilju enda sees. Ei toonud välja praegult, aga Galaatia 5:16 ütleb, ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. Ehk me laseme oma vaimul valitseda meie elu. Oleme täis vaimu ja väis sõna. Sest meie hing võtab selle poole, me oleme vaadanud meelt uuendamise teemal, mis valitseb. Kui me laseme enda kehal valitseda, siis hing võtab selle poole ja domineerivad. Aga kui me laseme oma vaimul valitseda, siis hing võtab selle poole, kuidas me laseme valitseda. Kui me teeme koostööd Jumala sõnaga, uuendame enda meeli, võtame Jumala sõna ja paneme selle enda südamesse ja oma meeltesse. Ehk teeme siis nii, nagu Jumala sõna ütleb, nii me laseme siis enda vaimul domineerida ja saavad ka seeläbi me alistame ennast vaimuviljadele, mis saavad siis avalduda. Aga kui me ei tee seda, ehk siis me laseme enda kehal võimust võtta, meie juhendama meeli, siis mis siis juhtub? Galaatlastele 5:19-20 ütleb, mis on lihaliku loomuse teod või mis siis avalduvad. See juhe päris kõvasti on tegelikult kinni. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus või roppus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus või ka kadedus, raevutsemine, viha ja pahameelsus, isemeelsus, lõhed, lahknemised, lahkkonnad. Need sulgudes on siis, ma olen toonud välja ka laiendatud tõlkest, millega need on laiendatud siis. Et mis need lahkkonnad on omapärased arvamused, arvamustega sektid ehk hereesiad, mis tähendab siis, et usulised väärõpetused, mis on vastuolus nii-öelda siis kiriku tõekspidamistega, tekivad siis sellest, kui me laseme enda ihul domineerida, oma kehal domineerida, ehk lihalikul loomusel laseme domineerida. Ja 21 salm läheb edasi, milleks on veel kadetsemine, purjutamised, prassimised ehk pidutsemine ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Mulle meeldis ka Living Bible'i tõlge, kus ta ütleb, et aga kui te järgite omaenda valesid kalduvusi, siis teie elu toob kaasa järgmisi kurja tagajärgi.
rüvedad mõtted, himurad ihad, lõbude järele, ebajumala kummardamine, spiritism, see tähendab ka teemonite tegevuse õhutamine, vihkamine ja tülitsemine, armukadedus ja viha, pidev püüdlus endale parimat saavutada, kaebused ja kriitika, tunne, et kõik teised on valed peale oma väikese grupi liikmete. Ja siis tuleb valeõpetus, kadedus, mõrv, purjutamine, metsikud pidutsemised ja kõik selline, nagu ma varemgi olen öelnud, kinnitan teile veel kord, et ükski, kes sellist elu elab, ei päri Jumala riiki. Ehk siis me ei luba oma kehal valitseda, vaid me teeme selle enda orjaks, mitte valitsejaks, vaid orjaks, nii nagu Paulus kirjutas Rooma kirjas. Aga vaatame edasi kirja kolosslastele, 3. peatükk ja me lähme siit päris põhjalikult, alustame 1. salmist peale. Ja siin on nüüd, ma teen kohe pause niimoodi, hakkan pihta. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, aga me olemegi koos Kristusega üles äratatud, me oleme Kristuses ja selles samas positsioonis, kus Kristus on. Ütleb, kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Otsige. Kreekakeelne otsetõlge ütleb, ma küsin, mis tähendab laiendatult ka ülistama, kummardama Jumalat, ihaldama, uurima, nõudma, otsima. Seega ma uurin seda, mis on ülal. Ma uurin seda, kes ma olen Kristuses. Nüüd selles positsioonis, kuhu Kristus on mind pannud. Mis on see meelevalla positsioon, kuhu Kristus on mind asetanud. Mis on see positsioon, ma ihaldan seda. Mis on see positsioon, kuhu ma olen pandud koos Kristusega üles tõusnult. Ma uurin seda, ma otsin seda. Kes seda teeb? Mina teen, ta ütleb, otsige. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Jälle ma peatun, mõtelge. Kes seda teeb? Meie teeme. Kreekakeelne sõna, mis tähendab see mõtelge, tähendab seda, harjuta oma mõtlemist, harjuta oma meelt. Ole teatud suunas paigutatud. Mis suunas sa peaksid olema paigutatud? Ta ütleb siin, otsige seda, mis on ülal, ehk seda, kes sa oled Kristuses. Ole juhitud teatud suunda, sinna suunda, kes sa oled Kristuses. Seesama mõtelge tähendab seda. Juhitud teatud suunda, ole intensiivselt huvitatud. Tähendab see seda. Või suuna oma kiindumus. See on meie teadlik ja tahtlik tegevus. Jumal on äratanud Kristus üles, Kristus suri meie eest ja Jumal äratas ta üles, kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud. Eks? See on Jumala töö. Ülejäänud ta ütleb, otsige, see on meie asi. Mõtelge, see on meie asi. Ja miks? Sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Kus me elu on? Jumalas on meie elu. Me oleme surnud sellele maailmasüsteemile ja maailmale. Meie elu on nüüd Kristuses. Selles positsioonis, ülestõusmispositsioonis, kus Kristus istub Jumala paremal pool, meil on sama positsioon, meelevalla positsioon. Me oleme koos Kristusega Jumalas. 4. salm ütleb, kui Kristus teie elu, meie elu on Kristus. Kui Kristus teie elu saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses või aus. Edasi ta ütleb, surmake. Piltlikult ka alistage. Kreekakeelne sõna viitab sellele. Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal. Meie vaim on uueks tehtud, Jumal on andnud uue vaimu, me oleme uuesti sündinud, aga mis me oma ihuga teeme? Me alistame selle, ta ütleb surmake, kes seda teeb. Meie teeme, meile on antud meelevald otsida positsiooni, kes me oleme Kristuses. Meile on antud meelevald ja vägi mõtelda, suunata enda mõtted Jumalale, tema sõnale, ja sellele, kes ma olen Kristuses, mediteerida selle üle. Meile on antud meelevald ja vägi surmata oma lihateod. Piltlikult alistage nüüd need liikmed, mis on maa peal, hoorus, rüvedus, kirg, kuri, himu ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Nende pärast tuleb Jumala viha sõna kuulmatute või uskmatute laste peale.
Nendes käisite muistega teie, kui te elasite selliselt. Nüüd aga jätke teiegi maha. Nüüd ehk ajaline piir on pandud. Nüüd jätke teiegi maha see kõik. Viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust. Jätke maha. Kreeka keeles ütleb, ma vaidlen vastu. Ma vaidlesin vastu. Ma pole nõus vihaga. Ma pole nõus sellega, et ma raevutsen või minus on kurjus. Ma jätan maha selle. See on minu otsus jälle teadlikult. Ma jätan maha. Ja ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega. Ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. Mulle meeldib King Jamesi tõlge, mis ütleb, ja olete selga pannud uue inimese, kes on uuendatud teadmises. Uuendatud teadmises. Tema kuju järgi, kes tema on loonud. Meelte uuendamine. Ma olen võtnud vana loomuse seljast ja pannud selga uue inimese. See on meelte uuendamise kaudu. Sest ma olen uuendatud teadmises tema kuju järgi. Sellest Jumala sõna kaudu ma saan uuendatud. Ehk ma uuendan enda meeled vastavalt tema sõnale. Ja kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümber lõigatud ega ümber lõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orri ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Ehk just kui täiesti uus liik on loodud. Ja me oleme Kristuses. Kõik ja kõikides on Kristus. Rõivastuge, ta ütleb jälle seda meile. Jumal ei pane seda selga, meie paneme selga. Rõivastuge. Mis asi on rõivastuma? Mõtlesin sellele, kui ta ütleb rõivastuge, see on see, mida on näha väljas. Kui mul on riided seljas, seda on näha. Rõivastuge, see on see, mida on näha. See on see, milles ma liigun, ma kõnnin koos selle riietusega, ma kõnnin ringi. See on see, milles ma püsin, milles ma olen, millega ma olen kaetud. Ja ta ütleb, millega me rõivastute. Rõivastuge siis, nagu Jumala valitud pühad ja armastatud. Ma mõtlesin, näed, millega peavad Jumala pühad ja armastatud rõivastuma? Kas kibedusega? Jonniga? Ei, ta ütleb südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu issand teil on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige selle olgu armastus, see on täiuslik side. Või siis on öeldud, et ühes tõlges kõige selle peale tõmmake armastus. Kõige selle peale, kõige selle riietuse peale. Alandlikkus ja kaastunde ja lahkus ja see tasadus ja pikk meel. Andestamine selle kõige peale, tõmmake veel armastus, sellepärast, et see on täiuslikkuse side. Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna ja olge tänulikud. Kuidas saab rahu valitseda meis? Rahu on meisse pandud, Kristus on jätnud oma rahu. Ja rahu valitseb meis, kui me alistume sellele. Kui me teeme koostööd Jumala sõnaga. Aga ma tahtsin näidata, et kas ei ole mitte huvitav, et see, millega me rõivastume, on kaastunne, südamlik kaastunne, lahkus, alandlikkus, tasadus, pikmeel. Need on päris nagu vaimuviljad. Et me paneme tegelikult justkui selga, need on tegelikult meis olemas. Meis on tohutu vägi, aga me peame neile alistuma. Mitte oma kehale, vaid oma vaimule, sest need on meis, meie vaimus olemas. Aga nüüd ongi see väga oluline. 16 salm. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas.
sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide ja hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Ja ma mõtlesin, elagu see sõna rikkalikult ja siis tuli edasi üks väga tuttav koht, mis on, kuidas me saame vaimu täis. Kuidas me saame täis vaimu? Ta ütleb, ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus või inglise keeles liialdamine, vaid saage täis vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu südamega Issandale. 16 salm ütleb seda sama. Ehk kuidas ma õpetan ja manitsen teisi, siis kui ma olen täis sõna ja vaimu? Kuidas saavad need, ütleme, kuidas ma rõivastun selle alandlikkuse ja tasaduse ja pika meelega, kui ma olen täis sõna ja vaimu? Ma olen jätkuvalt täis sõna ja ka vaimu. Siis ma saan lasta voolata välja nendel vaimuviljadel endast. Ja siis ma saan ka, nagu ta siin ütleb, et manitsege üksteist ja õpetage üksteist, kui ma olen täis vaimu ja sõna. Üsna sarnaselt on Efesose kogudusele kirjutatud 4. peatükk 1-3 salm, mida me vaatasime ka eelmine kord. Nii manitsen teid siis mina, kes ole vang Issanda pärast väärikalt käima kutsumise järgi, millega te olete kutsutud kõige alanduse ja tasadusega. Ma võtan siit, mul on märkmed alanduse või alandlikkuse ja tasadusega, ehk see on see südamehoiak, et ma olen õpetatav, valmis olek kuulata ja kuulda võtta. Manitsust ja noomimist, korrale kutsumist, ilma et tekiks see sisemine enesekaitse või tõrksus, rünnak või õigustus. Ja alandlikkus on ka kreekakeelne sõna, mis on juhitav. Et sa oled juhitav. Pika meelega ehk kannatlikkusega, meelekindlusega olete kutsutud kõige alanduse, tasadusega, pika meelega, sallides üksteist, ehk leppides üksteisega, taludes üksteist, armastuses. Ja see on see agape armastus, ehk see, et mitte see tunne ei ole see, vaid ma olen otsustanud käituda armastuses. Ja olles usinad ehk ma teen pingutust selle nimel, et meil on ühtsus. See usin olema kreeka keeles tähendas pingutust tegema, edasi püüdma, hoolas olema. See tähendab, et see ei teki iseenesest, see ühtsus. Ma pean pingutama selle nimel, ma olen hoolas ja püüan, et seda saada, seda ühtsust ja üksmeelt ühtsust pidama on ka seda kaitsma. See tähendab kaitsma kaotuse eest. Korralikult silma peal hoides on kreeka keeles. Ma hoian korralikult ja valvsalt silma peal ühtsusel, et meil oleks ühtsus. Ja olles usinad üksmeelt pidama vaimus rahusideme läbi. Et see on see, mis me laseme endast, kuhu me suundume. Tegelikult see vägi on meie sees olemas. Need samad vaimuviljad on ju meie sees olemas. Meil on vägi käituda niimoodi selle põhjal, sest püha vaim elab meis. Et me laseksime välja voolata sellel, mis viljad meis on, et me oleksime alandlikud, õpetatavad, et meis oleks üksmeel meie keskel, et me käitume armastuses, rahus. See on üks teine tõlge ütleb, aga kui püha vaim meie elu juhib, siis ta toob meis esile armastuse, rõõmu, rahu, kannatlikkuse, lahkuse, headuse, ustavuse, tasaduse ja enesevalitsuse vilja ja siin ei ole mingit vastuolu juudi seadustega.
sest see on see sama Galatia 5:22, mis 23, mis ütleme eesti keel ütleb, aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Et millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Ja see vaimu vili on siis püha vaimu töö tulemus meie sees. Need, kes kuuluvad Kristusele, on oma loomulikud kurjad himud ristile löönud. Need, kes kuuluvad Kristusele. Me kuulume Kristusele ja mis me oleme teinud? Oma kurjad himud oleme ristile löönud, järelikult on need surnud, need ei saa meie üle valitseda enam. Need on ristile naelutatud. Ja kui me juba elame püha vaimu väes, see on vägi meie sees ja kui me elame juba püha vaimu väes, siis järgigem püha vaimu juhatust igas oma eluvaldkonnas, kes järgivad. See on see meie otsus, meie järgime. Me kuuletume sellele igas eluvaldkonnas, siis me ei otsi au ja populaarsust, mis tekitab kadedust ja viha. Et meie oleme teinud oma ihu enda orjaks, mitte valitsejaks, vaid orjaks. Ja meie oleme need, kes järgime pühavaimu juhatust. Mis oli esimeseks vaimuviljaks, oli armastus. Täna vaatame ainult armastust. Et kõigepealt Rooma 5:5. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Armastus on juba meie südamesse välja valatud. Meie südames on armastus. Me ei pea seda saama ega taotlema. Selles mõttes see on nagu meis olemas. Et me peame sellele alistuma. Meil on alati võimalik valida, mida ma lasen domineerida olukordades. Johannese 15, peatükk 9 ja 10 ütleb, otse kui minu isa on armastanud mind, nõnda olen ka mina teid armastanud. Jääge minu armastusse. Kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte minu armastusse. Kuidas me jääme armastusse? Just kui me peame käsusõnu, kui me peame Jumala sõnu, kui me teeme selle järgi, mida Jumala sõna ütleb. See on see viis, kuidas me jääme armastusse. Nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käsusõnu ja jään tema armastusse. Jeesus pidas Jumala käsusõnu ja jäi Jumala armastusse. Ta ütleb, et see on viis, kuidas meie jääme tema armastusse. Kui me peame tema käsusõnu ja teeme selle järgi, mis on see pidamine, see on see tema käsusõnade järgi tegemine. Ma olen sõna tegija, mitte üksipäinis kuulja. Ja üle ega ümber ei saa sellest 1. Korintuse 13 peatükk laiendatud tõlge, et missugune siis see armastus on, millesse me peaksime jääma või millesse me peamegi jääma ja milles me elame ja missugune on see armastus, mis meie sisse on püha vaimu läbi välja valatud. Ta ütleb, armastus on kannatlik. Võime lugeda, et mina olen kannatlik, armastus minu sees on kannatlik ja see on rahulik. Armastus on lahke ja hooliv. Armastus ei ole armukade ega kade. Armastus ei ole uhke ega ülbe. Ta ei ole ebaviisakas, ta ei ole enesekeskne. Armastus ei ole ärrituv ega liialt tundlik ja kergesti vihastuv. Ta ei pane pahaks talutud ülekohut. Ta ei rõõmusta üle kohtu üle, vaid rõõmustab koos tõega, kui õigus ja tõde võidavad. Armastus lepib kõigega, olenemata sellest, mis tuleb. Ta usub kõike, otsides parimat igaühes. Loodab kõike, jäädes rasketel aegadel kindlaks. Armastus talub kõike ilma nõrgenemata. Armastus ei kuku kunagi läbi, see ei närbu ega lõpe
kunagi, kas ma alistun sellisele armastusele, kui ilmnevad erinevates olukordades raskused. Sest see Jumala armastus on meie sisse pandud, Jumal on selline. Kui Jumal on armastus, siis Jumal ongi selline. Ja seesama armastus on püha vaimu läbi meie sisse pandud. Ja kui me alistume sellele, siis see voolab meist välja. Me laseme sellel välja tulla. Sest ta ütleb ka Efesose 5:1-2, ütleb siis võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks, nagu armsad lapsed. Järelikult Jumal on selline. Ma võtan selle eeskujuks, ma võtan Jumala endale eeskujuks ja käitun tema sarnaselt, kui ma käin armastuses. Ja ta ütleb, ja käige armastuses. Nõnda, nagu ka Kristus meid on armastanud. Ta annab ka eeskuju, mis standardid annab meile, nii nagu Kristus meid on armastanud. Samamoodi käige armastuses nõnda, nagu ka Kristus meid on armastanud ja on iseenese andnud meie eest anniks ja ohvriks, Jumalale magusaks lõhnaks. Ta ütleb, käige armastuses, Jumal on andnud meile eeskuju. Jumal on armastust, see on see, kelle eeskuju ma järgin. Ma võtan Jumala reservist ja armastan tema reservis selle armastusega. Ma ei pea oma armastusega armastama, ta on pannud oma armastuse minu sisse, meie kõigi sisse. On pannud ja ma ei pea mitte omast väest punnima seda, vaid ma võtan selle väe ehk püha vaimu väe ja armastus on vägi minu sees ja ma kasutan seda, et armastada Jumala moodi armastusega. Ja ta ütleb, ta on iseenese andnud, armastus annab. Me vaatamegi tegelikult siin paari asja, siin on kindlasti ei ole see lõplik, sest see on ainult tõenäoliselt tilk siin, mis ma välja täna toon. Aga mida armastus teeb? Siin on mõned üksikud asjad, mida armastus teeb. Kõigepealt ta ühendab. Näiteks Kolossa 3:14 ütleb ja üle kõige selle rõivastuge, nagu me vaatasime, kõige üle selle rõivastuge armastusega ja mässige end täiuslikkuse sidemega, mis seob kõik ideaalselt kokku ideaalses harmoonias. Ehk armastus on nagu, mõtlesin, see on nagu see, et liigesed. Et ta on nagu liigesside, mis ühendab omavahel kõik osad. Ja ta paneb kõik toimima ja liikuma. Olgu selleks usk, olgu selleks rõõm, olgu selleks alandlikkus, andestamine, kõik. Ta paneb kõik liikuma. Ilma armastuseta ei ole midagi. Läbi armastuse toimub kõik. Seetõttu ongi meil siin esimene vaimuvili. Ta on lihtsalt kõige alus. Ongi armastus. Sest Jumal on armastus ja tegutseb armastuse kaudu. Ma vaatan, kas mul on... Ma toon hiljem natukene paar kirja kohta välja. Mida armastus veel teeb? Lisaks sellele, et armastus ühendab, armastus annab, nii nagu me enne vaatasime Efesose 5:2, nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud ja on iseenese andnud. Armastus annab, Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud. 2. Korintuse 8:24 on huvitav kirjakoht. Näidake oma armastust, et seda võiksid näha kõik kogudused. Taustaks on see lugu, et Paulus rääkis siis Makedoonia kogudusest, kuidas nemad on andjad. Ja ta kirjutas korintlastele, et te olete väga tahtnud anda ja ta õhutas neid üles, et see nende väga suur tahtmine ei jääks ainult tahtmiseks, vaid nad ka realiseeriksid selle. Ehk nad päriselt annaksid ja väljendaksid oma armastust, et nende kiitlemine, Pauluse kiitlemine teiste ees ei läheks tühja. Ehk nad annaksid. See oli korintlaste tahtmine ja soov, aga neid oli vaja natukene üles õhutada. Et see oli see tagataust siis, et näidake oma armastust ja andke siis see ohvriand. Et seda võiksid näha kõik kogudused, et armastus annab. Mida armastus veel teeb?
lisaks sellele, et ta ühendab, lisaks sellele, et armastus annab, ta ka ehitab. Ma tõin selle 1. Korintuse 8:1 natuke pikemalt, sest see on väga huvitav. 3 esimest salmi, aga vaatame praegu 8:1. Aga ebajumalatele ohvriandidest me teame küll, et meil kõigil on teadmisi. Meil kõigil on teadmisi nende asjade kohta, kuid pelk teadmine teeb inimesed uhkeks. Ainult teadmine teeb inimesed uhkeks. Käitume üleolevalt ja uhkelt, aga armastus, kiindumus ja hea tahe ja heldus, armastus ehitab üles ja ergutab. Armastus ehitab ja ergutab inimest kasvama täieliku kasvuni. Armastus ehitab ja ergutab. Ja ma tahan tuua tegelikult siit edasi 2. ja 3. salmi veel. Kui keegi arvab, et ta teab ja mõistab palju jumalikest asjadest, kuid ilma armastuseta, siis ta ei taju, ei tunne ega mõista veel nii tugevalt ja selgelt ega ole millegagi nii lähedalt tuttavaks saanud, kui ta peaks või kui on vajalik. Aga kui keegi armastab Jumalat tõeliselt, südamliku austusega, kiire kuuletumisega ja tema õnnistuse tänuliku tunnustamisega või äratundmisega, siis on Jumal ta ära tundnud, tunnistanud ta tema läheduse ja armastuse vääriliseks ja ta kuulub temale. Ehk meil on vaja mõista ja teada jumalikke asju koos armastusega, läbi armastuse ja tuua need ka esile läbi armastuse. Sest ilma armastuseta ei ole Jumala lähedast tundmist või täielikku tõelist tajumist ega teadmist või mõistmist. See kõik käib läbi armastuse. Me võime arvata, et me teame palju Jumalast, palju piiblist ja kui armastust ei ole, siis mis sest kasu on? Ma toon siin ära. Mul ei ole üles pandud slaidina 1. Korintuse 13 peatükk, aga esimesed 3 salmi ja ma toon New Living Translation. Kui ma oskaksin kõiki maa ja inglite keeli, aga ma ei armastaks teisi, siis oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev taldrik. Kui mul oleks prohvetlik and ja kui ma mõistaksin kõiki Jumala salajasi plaane ja omaksin kõike tarkust ja kui mul oleks nii suur usk, et võiksin mägesid liigutada, aga ma ei armastaks teisi, siis ei oleks ma midagi. Ja kui ma annaksin kõik, mis mul on, vaestele ja annaksin isegi oma ihu ohvriks, võiksin ma sellega kiidelda, aga kui ma ei armastaks teisi, ei oleks mul sellest mingit kasu. Ja samad salmid Philipsi tõlkes. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite kõneosavusega, aga mul poleks armastust, siis oleksin ma vaid kõlav vask ja kõlisev taldrik. Kui mul oleks tuleviku ennustamise anne ja ma hoiaksin meeles mitte ainult kogu inimlikku tarkust, vaid ka Jumala saladusi ja kui mul oleks ka see absoluutne usk, mis võib mägesid liigutada, aga mul poleks armastust, siis poleks minust mingit kasu. Kui ma loobuksin kõigest, mis mul on, jah, isegi kui ma annaksin oma keha põletada, aga mul poleks armastust, siis ei saavutaks ma mitte midagi. Nii võimas on armastus ja nii oluline on armastus. Vaatame, mida armastus veel teeb. Ta käivitab usu. Tegelikult on ta ju, nagu ma enne vaatasin, see liiges side kõikide osade vahel on tegelikult armastus, mis paneb liikuma ja tööle kõik osad üleüldse. Kui me siit vaatasime, siis tegelikult, kui sul ei ole armastust, sul ei ole mitte midagi.
sul võib olla usk, sul võib olla omast arust teadmised, sul võib olla isegi kõik saladusi, sa tead Jumala saladusi, plaane, kõik, sul pole armastust, sul pole mitte mingit kasu, sul tegelikult pole mitte midagi, kui sul ei ole armastust. Ja Galaatia 5:6 ütleb, usk, mis on tegev armastuse kaudu, ehk armastus on see, mis käivitab usu, kui pole armastust, ei lähe usk tööle. See ei käivitu. Niisama lihtne see ongi. Ja viimane asi, mida mina välja toon, mitte selles mõttes viimane asi, aga lihtsalt mida mina välja toon, on see, et armastus katab. 1. Peetruse 4:8 üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Armastus katab. Nii, ja üks erinevates tõlgetes, üks kirjakoht on veel. Ma lähen toon Filiplastele 1. 1. peatükk 9. salm. Mul on siin on laiendatud, aga ma toon praegult meie eestikeelse tõlke järgi ka. Ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks. Okei, las ma vaatan pärast seda tõlget vast ka. Armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kõiges tajumises. Armastus kasvab. Armastus kasvab ja seda ta palub, et armastus kasvaks selges tunnetamises ja kõiges tajumises, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks täis õiguse vilja. Armastus kasvaks, oleksite puhtad ja laitmatud ja täis õiguse vilja. Õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi Jumala austuseks ja kiituseks. Ta palub, et armastus kasvaks. Järelikult see on oluline, et armastus kasvaks ja et me oleksime puhtad ning laitmatud. Täis õiguse vilja. Milleks? Sest see austab Jumalat. See toob austuse ja kiituse Jumalale. Mis tähendab, et armastus kasvaks, et see oleks ülikülluslik, et see suureneks, rohkeneks, see ületaks mingisuguse mõõdu ja kasvaks selges tunnetamises või kõiges tajumises ja ta ütleb ka arusaamises, ehk see viitab praktilisele mõistmisele, mis on seotud eluga. See sõna arusaamises, see viitab sellele, et me käime selles tões, see väljendub meie elus, meie elustiilis. Nüüd ma vaatan seda laiendatud tõlget ja seda ma palvetan, et teie armastus ikka enam ja enam kasvaks ilmudes üha sügavamalt, tõelises teadmises, mitte arvamuses, vaid tõelises teadmises ja praktilises taipamises. Et te õpiksite ära tundma ja hindama head, tuvastama parimat ja eristama moraalseid erinevusi ning et te oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevani, elades elu, mis juhib teisi patust eemale. Seega ma ei saa elada ükskõik mis elu, vaid mul on standard. See on see, et ma kasvaksin selles armastuses, sest see on see, kui ma seda välja elan ja välja näitan, siis see Jumala armastus juhib ka teisi patust eemale, see elustiil. Ja täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse kaudu Jumala auks ja kiituseks, et tema ausaks, avalikuks ja äratuntavaks. Ja mitte ainult armastus ei kasvaks, vaid et see ka voolaks. Sest ma tahan, et te mõistaksite, mis on oluline. Et te elaksite puhast ja laitmatut elu, see on oluline. Elada puhast ja laitmatut elu, sest me vaatasime ka enne Efesose kirjas, et elage Jumala väärilist elu, elage oma kutse või kutsumise väärilist elu, elage selle väärilist elu, et te olete Jeesuse vastu võtnud, et te olete, et me oleme
üles tõusnud koos Kristusega, et meid on üles äratatud koos Kristusega. Meis on Jumala loomus, tema elu, tema vägi, et meis on püha vaim. Mis on oluline, et te elaksite puhast ja laitmatut elu Kristuse tulemise päevani. Olge alati täis oma pääste vilja, olge alati täis, mitte poolikult, mitte pooltühjad, olge alati täis oma pääste vilja. Õiglast iseloomu, mis on teie elus esile kutsutud Jeesuse Kristuse kaudu, sest see on Jumalale suureks auks ja kiituseks. Nii, ma vaatan, see vist oli viimane kirjakoht, mul läks näpp pihta ja mul kadus hetkeks. Just mida enam me tunneme Jumalat ja tema sõna, seda enam me kasvame ja küpseme. Seda enam me saame ka lasta voolata armastusel endast välja ja kõikidel vaimuviljadel, aga praegult ma lihtsalt vaatasin armastust, seetõttu ma tõin selle välja, et voolab ka armastus meist läbi, et me elaksime puhast ja laitmatut elu. Ja mis siis on, kui me oleme täis seda õiguse vilja, õiget iseloomu, õiget elustiili, täis vaimu, täis sõna, täis väge, me oleme täis just, et need vaimuviljad kasvavad. Mis see teeb? See toob au Jumalale, see toob kiituse temale. Kui see kõik voolab meist välja, see armastus, Jumala armastus. Ja oluline ongi see, et me oleksime täis armastust sellepärast, et mul oli siin üks hea kirjakoht, mida mul välja ei ole toonud, aga lõpetuseks 1. Korintuse 16:14 ütleb, kõik teie teod sündigu armastuses. Kõik teie teod sündigu armastuses. Amen.